aga siis, kui ülikooli astusin, siis sellest hetkest alates minu jaoks muutus kõik. Ma lubasin endale, et nüüd ma vastutan täielikult ise. Ma ei kirjuta kellegi pealt maha, kõik. Kuuekümnendad aastad on teada, et olid sellised aastad Eestis, kus hakati unustama juba Stalini aega, kellega seotud repressioone ja ilmselt mitte ainult mina, vaid ka paljud teised vastavad täpselt samamoodi, kes sel ajal õppisid ülikoolides või ka üldhariduskoolides, et oli nagu teatud avanemise tunne. Võis juba rääkida palju rohkem kui varem ja see avaldas mõju ka üliõpilase elule. Et ega me eriti ei kartnud, et meie õpperühmas on keegi, kes koputab või mõtlesime, mis siis. Umbes ükskõiksus selles osas. Nii et teatud avanemise tunne ja mille poolest jäävad 60-ndad veel meelde, on see tohutu usk tehnoloogia arengu ja teaduse arengu kõikvõimsusesse. 60-ndad algasid kosmosevõidujooks 1961 ja kui ma olin 4. aasta lõpetanud, 69. suvel olime sõjaväelaagris, siis läksid ameeriklased kuule. Me olime kindlad, et 80-ndal jalutatakse juba mööda Marsi ringi. Keegi oleks öelnud, et 50 aasta pärast ei ole ikka veel kuule mindud või vahepeal 50-aastane paus, me poleks seda uskunud elu ilmaski. Ja meditsiini arengus oli ka, ma mäletan, 60-ndatel oli vist südame siirdamise esimene operatsioon, mingi arst Lõuna-Aafrikast keegi. Ühesõnaga näiteid selle kohta, et aatomienergia mingi areng ja kiire rakendamine ja mingisugused sõjalaevad ja mis olid varustatud aatomi reaktoriga ja ühesõnaga tehnika ja tehnoloogia sajanda. Nüüd tagantjärgi on paljud teadlased, kes uurivad seda valdkonda, öelnud 60-ndatel tehti siis algatati palju arenguid, mis siiamaani jätkuvad. Seda öeldakse innovatiivseks aastakümneks või kõige innovatiivsemaks üldse. Pärast tehti üha paremaks. Arvutid olid olemas ju siis. Arvutid mõeldi välja ja arendati välja juba teise maailmasõja aega. Inglismaal. Ja Tehnikaülikoolis või tipis oli ka arvuti olemas. Mitte küll igaühe laua peal, aga oli olemas mingi, ma ei tea, kas see superarvutiks nimetada, mingi ruum oli, mis oli arvutit otsani täis ja ma tegin mingi praktikumi seal. Aga isiklikku arvutit või internetti või sellest ma ei osanud unistadagi. Kõik käis käsitsi. Ja see harjumus on siiamaani. Esimene draft käib mul paberi peal. Pärast trükid sisse, aga esimene draft on alati paberil. Kõigepealt tingimata tahtsid saada kõrghariduse. Isa mulle ütles ka, et kõrghariduse peab ikka omandama. Ta ei öelnud küll ette eriala, aga ühesõnaga kõrghariduse omandamises ei olnud üldse küsimust. Lõpetasime üldhariduskooli, teise keskkooli, praegu see reaalkooli ja eriala, mida õppima minna esialgu ei teadnud, kaalusin 2 kooli. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool ehk TPI, need olid siis umbes võrdse suurusega, praegu on Tartu palju suurem. Ja siis, kui ma lõpetasin, siis oli juba Tehnikaülikool suurem. Tehnikaülikoolis oli juba rohkem tudengid kui Tartu Ülikoolis 1970. Seda mõjutas võib-olla see, üks asi, mis võis mõjutada, oli see, et reaalkoolis oli autoõpetus. Seal võis valida, seal õpingute kõrval võis valida eriala või kõrval eriala üldhariduskoolist. Praegu räägitakse samast asjast. Et sa ei õpi ainult mingit üldharidust gümnaasiumis, vaid ka midagi ametialaselt. Ja meie koolis võis valida, siis oli pooljuhtide tehnoloogia või midagi. Ja autoõpetus, ma valisin autoõpetuse. Nii et ma tegin autojuhi eksami juba enne, kui ma 17,5 täis sain, load anti 17,5. Ma mäletan hästi, et minule lubasid ei antud. Eksam oli tehtud, aga lubasid veel ei olnud. Pool aastat hiljem sain load. Nii et võib-olla see oli nagu mehaanika
õppimine see vist võib-olla mõjutas, nii et igal juhul ausalt öeldes, kui läksin TPI-sse viima sisseastumisavaldust sisse, mul polnud õrna aimugi veel, mida ma õppima hakkan. Ja ühesõnaga viimase poole tunni jooksul enne paberite sisseandmist otsustasid. Aga ilmselt paljud noored teevad praegu ka samamoodi. Nii et puht juhus parima sõbraga klassivennaga. Tema läks ühte erialamehaanika teaduskonda, mina läksin teise. No sama hästi ma oleks võinud minna mõne teise klassivennaga Tartu Ülikooli, eks. Üks läheb eesti keelt õppima nagu üks hea sõber. Teine läks eesti keelt ja teine läks vist inglise keelt. No oleks võinud juhtuda nii ka, siis ma oleks filoloog praegu. Või oleks arstiks läinud õppima. Nii et noorena on väga hea, et on palju valikuid. Mida vanemaks saad, valikute arvu üha kitseneb ja aga päris ära ei kao kunagi. No õppimine ja õpetamine, see on praegu nii-öelda erisusi rohkem kui sarnasusi. Võib-olla mõni kolleeg arvab teisiti, aga täna ma mõtlesin selle üle, mis on erinevused. No mõned on vähem tähtsad, mõned on olulisemad. Kõigepealt ülikooli asuti õppima nooremana. Mina olin 18, no siis oli 11 aastane. Ja siis sama paralleelselt õpetati TPI-s ja ka Tartu Ülikoolis nii vene kui eesti keeles. Mõnedel erialadel olid mõlemas keeles rühmad, mõned erialad olid ainult venekeelsed ja ainult eesti. Nii et venelased tulid 17-aastaselt. See oli esimene erisus, õpe oli kursuse süsteemis. No nii nagu Tartu Ülikooli arstidel praegu siiamaani. Et ei olnud ainesüsteem, vaid kursusüsteem, üsna oluline erisus. Õppekavade arv oli kordades väiksem kui praegu. Õpiti nii-öelda üleliiduliste õppekavade järgi. Tähendab, kavad pandi paika tsentraalselt. Ma tean mõnda kolleegi, kes osales nende kavade tegemises ja õpetati üle terve impeeriumi ühesuguste kavade järgi, ükskõik läksid Leningradi, Moskvasse või tulid Tallinna enam sama nimega kavad. Igal ülikoolil oli siis variatsiooni võimalus 10%, kõik. Ja sama, mis puudus õppekava, sama puudutas ka valikaineid, neid peaaegu ei olnudki. Et oli valikaineid siin ka, siis ka. Võite mõne minu endise kolleegiga rääkida, et valikained olid ainult parimatele. Näiteks võisid matemaatikat võtta lisaks, füüsikat, kõrgemal tasemel, Keevalik. Hea kolleeg Keevalik rääkis, kus tema õppis mingi eriprogrammi järgi matemaatikat. Ühesõnaga valikained olid siis parimatele. Ja valdavalt käis kõik väga lihtsalt, kõik oli ette tehtud. Mina valikaineid ei võtnud. Ma mäletan, ma ei võtnud. Põhjus oli ka väga isiklik, et ma juba 3. kursuse alguses võtsin naise ja mul oli muudki tegemast, kui valikaineid võtta. No need olid mõned erisused. No mis siis oli sõjaline õpe poistele. Paralleelselt muude õpingutega, 1 päev nädalas sõjaline õpe. Ja sõjaväelaager peale 4. kursust. Ja lõpetasime siis noorem leitlatit näha. No see käis ka üle terve Nõukogude Liidu ühtemoodi. Alusained õpetati palju rohkem kui praegu. Matemaatikat oli vist 4 või 5 semestrit. Mitte ainult matemaatikaid, vaid insenerimehaanika alused oli seal mingi 3 semestrit järjest. Ühesõnaga alusaineid oli palju ja üllatavalt palju oli ühisõpet. Esimesed 3 õppeaastat oli paljude erialadega koos, suured auditooriumid täis. Meiega koos õppisid keemikud. Ma mäleta, keemikud olid raudselt, ma ei tea, mis erialad need olid, ehitajad, mehaanikud, kõik ühes audikas. Tugevusõpetus, matemaatika, siis meelde on jäänud ka, hästi palju oli sotsiaal- ja ühiskond, humanitaarkalduvustega aineid, ma ei tea, kuidas neid täpsemalt nimetada. Neid võis õppekavas olla 1/6 umbes. No praegusega võrreldes siis tunduvalt rohkem. Mäletan, et pidin lugema Hegelit ja Kanti ja filosoofiat õppisime ja
inseneridisaini õppisime ja mingi eetikat ja ma ei mäleta, mis õppeained. No kõik siuksed nii-öelda pehmed. Ja õpingute jooksul korrutati meile pidevalt ühte asja, et me ei valmista teid ette ainult kui insenerideks, vaid kui tööstusjuhtideks. Siis peab õpetama ka juhtimisega seotud asju, nii et tegelikult see mõte mulle siiamaani meeldib. Ei pea ju õpetama insenerile ainult seda inseneeriat hommikust õhtuni. Või tuleb ka õpetada majandust õpetati päris kõvasti, poliitökonoomiat oli seal paar semestrit ja eraldi oli mingi inseneeriga seotud majandus ja ettevõtte juhtimine ja ma ei mäleta siuksed asjad kõik. No ühesõnaga selles mõttes sai baashariduse päris korraliku. Kui visata välja siin nii-öelda niisugused poliitilised ained nagu teaduslik kommunism ja see oli kõige igavamad ained, mida mina olen üldse õppinud. Ma mäletan, kui ma üritasin seda õppida, ma siiamaani mäletan. Jõin kohvi ühe tassi, jäin ikka magama. Joon teise tassi, ikka magama. 3 tassi jõin, muidu ma olen siis nagu väga ergas. Aga see oli nii igav aine, ma ei saba ega sarvinu, ma ei suutnud aru saada, mida siin meelde tuleb jätta või mida eksamil rääkida. No ühesõnaga kõige vastikum aine oli. Ja keegi ei uskunud ka, mis seal kirjas oli. Ma ei mäleta ühtegi rühmakaaslastest uskunud, et kommunism tuleb 1980. Nii et noored on ikka natuke ise mõtlevad. Neile võib rääkida, laulda ette, mida tahes, aga mõtlevad ikka isemoodi. Aga see ei ole, sellega kõik ei piirdu, mis oli teistmoodi. Ma kursuse süsteem rääkisin, eks ju. Väga oluline konspekteerimine. No selles mõttes, et Moodle'it ei olnud ja siis internetti ei olnud. Konspekt oli väga oluline. Kogu kirjandus venekeelne. No ingliskeelset praktiliselt ei olnud olemaski. Kui praegu ei ole võimalik õppida kõrgkoolis ilma inglise keelt teadmata, siis oli ilma vene keelt tundmata võimatu. Sa ei saanudki lõpetada üldse. Mõned rühmakaaslased ei osanud hästi vene keelt, siis ma mäletan, kuidas nad pusisid ja seal palehigis. Minul probleeme ei olnud. Meil reaalkoolis oli väga hea vene keele õpetaja. Ja vene keel on mul siiamaani suhteliselt heal tasemel. Seda on loetud. Palju selle vene keeles on kirjutatud hiljem ka teadusartikleid, seal 10 viisi. Mis erisusi veel välja tuua? No peale lõpetamist oli tööle suunamine. Mäletan, et selle järgi, kuidas sul õppeedukus oli, mina olin väga edukas. Mina olin esimene õpperühmast, kes sai valida. Mulle anti nimekiri, vali töökoht. Ja mida tagapool olid, siis seda võid valida, mis järgi jääb, eks. Ja siis ma mäletan, et mul oli hea esimesena valida, ma valisin siis Eesti Teaduste Akadeemia spetsiaalne konstrueerimisbüroo. See oli esimene töökoht, kui läksin 1970, 1. augustil. Nii et siis, kui riigi rahas sind koolitati, siis pidid ka tagasi teenima. Ma mäletan, mitu aastat oli kohustuslik 4 või 5 või 3 või ma isegi seda ei mäleta, aga ühesõnaga pidid minema tööle sinna, kuhu nii-öelda ühiskond sind ootas ja vajas. Kui rääkida sarnasusest ka, eks üliõpilased on ikka niisugused aktiivsed ja nad ei taha ainult õppida, nad tahavad midagi muud ka teha, eks. Tantsuansamblid ja teadusklubid ja mäletan mingisugune rahvusvaheline klubi oli ka, üks noormees vedas seda eest. Kuigi väga veider tagantjärgi mõelda, aga rahvusvaheliselt liikuda kusagile eriti ei olnud võimalusi. No nüüd võib minna õppima vahepeal Euroopasse ja semester ja siis ei olnud, siis võis ida poole liikuda. Ja isegi seda oli raske organiseerida. Aga praktika on väga oluline erisus. Et praegu on nii, et igaüks tudeng otsib ise praktika koha. Aga siis ei olnud üldse nii. Kõik oli nagu ette tehtud ja nämmutatud. Oli praktikaosakond. Seal istus siis 2-3 daami ja oli osakonna juhataja isegi ja öeldi, et lähed sinna praktikale. Ühe kuu oleme ka Venemaal, mäletan, käisime Pensas praktikal, siuke linn on Pensa.
ja seejuures Tehnikaülikoolist üks õppejõud, dotsent tuli meiega kaasa, viis meid kohale, paigutas ühiselamusse ja 6 aega teisime tööd seal siis. Ja meie rühmast mõned läksid mingisse teise Volgogradi mingi traktoritehasesse ja ma ei tea kuhu veel. Nii et aga praktika korraldati ülikooli tasemel ära ja töökoht korraldati ka ära. No see on just nõukogude aja erisus, eks. Nüüd on vabadused palju suuremad ja vabadusi palju vähem. On see hea või halb, eks igaüks võib ise otsustada. Kogu see õpingute korraldus, kursuse süsteemis ja eksami korraldus ja sisseastumise korraldus. Siis olid sisseastumise eksamid. Sisseastumine oli väga nõudlik. Enamik oli suulised eksamid ja kõik 50 eksamid, mis tegin, kõik olid suulised. Silmast silma, õppejõuga. Matemaatika eksamid mul eriti meelde jäänud. Ja õppejõudu eriti ei huvitadki, mida sinna paberi peale kirjutasid. Enamus kirjutasid maha. Aga see ei aidanud. Isegi kõige perfektsemalt maha kirjutatud tekst ei aidanud silmast silma vestluses professoriga, kes esitas sulle küsimuse, see samas laua taga, palun lahendada. Ja lähenesid ära, teine, palun lahendada, lahendasid ära, okei, piisab, võid lahkuda. Nii et see matemaatika eksam mul avaldas erilist muljet. Et tähtis on see, mida sa tegelikult tead, mitte see, mis sa sinna paberile kirjutasid. Nõudlik sisseastumine, nõudlik õppetöö. Ja lõputöö kaitsmine oli ka väga nõudlik. Komisjon oli mingi 6 või 7 inimest ja ettevõtete juhid ja istusid seal. Ja pärast tööle suunamine. Ja mõned siis sattusid Nõukogude armeesse. Mind ei saadetud, kuna ma olin juba väiksele tütre isa ja mind ei saadetud. Jumala õnn, et ei saadetud. Ma arvan, et ega ta mõnes mõttes kahjuks ei tulnud, meil õpetati üldiselt sõjalisi aineid ka, taktika ja relva käsitlemist ja granaadi viskamist ja automaadist tulistamist ja sildade ehitamist, inseneriväed. Inseneri eriala järelikult inseneeria, eks. Siiamaani mäletan, mingit pontoonsildu ehitasime, pärast praktikal. Sellest võib olla elus kasu. Nii et püssi ja püstolit ja automaati ma olen lasknud, tankiga olen sõitnud, soomustransporteeriga sõitnud. Ei mingit küsimust, võin praegu ka sõita. Kõik kurameerisime kogu aeg tüdrukutena. Minul kurameerimised lõppesid ära sel hetkel, kui ma naise võtsin. Eks on üks kõige emotsionaalsem ja kõige ilusam asi, mis inimese elus on, eks. Armatus. Nii et armastus ja kirg ja ma mäletan, kunagi käisin ühel loengul, kus üks hollandlane rääkis kirest. Passion, ma ei tea, kuidas eesti keelde tõlgida. Ja mina sattusin seal räägiti midagi hoopis kvaliteedi juhtimise teemal ja see rektor kordas pidevalt sõna passioon. Ja mina olin ainuke kuulajatest, kes oli meessoost, et naised kõik. Ja siis ta pidas meile terve loengu 1,5 tundi sellel teemal. Aga see oli väga inspireeriv, ma siiamaani mäletan seda loengut ja mul oli väljatrükk ka siin alles. Ta rääkis, et iga inimene võib elus edukas olla ja midagi saavutada teha, kui ta teeb seda kirega. Ja see kirg on oluline siis armastuse mõttes kui ükskõik mis muus sfääris. Et praegu samamoodi, kui inimene ei tee tööd kirega, ega sealt mingit tulemust oodata ka ei ole. Nii et armastus on sama oluline, nagu oli 1002 või 10 000 aastat tagasi, aga selles ei ole toimunud mingeid muudatusi. 60. aastatel oli väljalangemise põhjused olid palju sarnased kui praegu, aga ka erisusi. Et meil alustas 51, 2 õpperühma tehti, lõpetas 17. No veel 2-3 tükki tuli pärast kuidagi riburada järgi. No tegid järel midagi. No võib lihtne välja arvutada, palju see tulemuslikkus oli siis.
et kuna õppetöö oli väga nõudlik, siis esimesel õppeaastal oli plats puhas. Kes õppida ei viitsinud, võimekust ei olnud. No selles mõttes oli kogu süsteem oli selline selles mõttes nõudlik juba tervise mõttes, nii et ma ei saanud ülikooli astuda ilma, et ma tervise tõenditud olen, et ma olen terve. Sind võetudki vastu, kui sa mingisuguse puudega, mul ei meelde, praegu võib puudega inimene astuda ülikooli, siis oli see praktiliselt võimatu. Seda ma mäletan hästi, et käisin arsti juures ja mõtlesin veel milleks, et ma olen 18 aastane, milleks arstitõend. Terve kui purikas ja ei, arstitõend. Ja võimekus ka, siis seda testiti sisse astumisel, eks. Suuline eksam, matemaatikas oli kirjalik, suuline, eesti keel oli kirjalik, muidugi seal suulist ei olnud. Nii et peale matemaatika sisseastumise eksamit oli juba pooled läinud. Peale esimest õppeaastat oli teine pool läinud. Et niimoodi vähendas, jagati hulk pooleks ja pärast jagati veel pooleks. Ja siis pärast kukkus siis veel välja. Nii et õppe ei olnud kerge, aga nagu ikka mõned õppeained olid huvitavamad, mõned vähem huvitavamad, aga sarnasus on see, et ka praegu matemaatikas ja kukub välja, aga mitte ainult. Ma mäletan, et kui siin 10–15 aastat tagasi isegi minu initsiatiivil viisime erialaained esimesele, no lähemad esimene kursusele, see ei aidanud. Mõnegi kolleegile ironiseerisin, et panime erialaaine esimesel aastal, aga ikka kukkusid välja. Kui veel isiklikult rääkida, ellu suhtumist, seda ma noortele vahest räägin, et gümnaasiumis ma ei olnud hea õpilane. Ma olen üsna lais ja ma ei viitsinud nii väga palju pingutada ja mäletan isegi üht juhtumit, kus siis matemaatikaõpetaja kutsus mind 10. klassis tahvli juurde, kui selle ülesande nüüd ei lahenda, siis on 2. Ma õnneks selle lahendasin ära, sain 3. Aga siis, kui ülikooli astusin, siis sellest hetkest alates minu jaoks muutus kõik. Ma lubasin endale, et nüüd ma vastutan täielikult ise. Ma ei kirjuta kellegi pealt maha, kõik. No siis ma kirjutasin maha ja nagu ikka laisk vahetevahel ja ei viitsi pingutada. Ja siis ülikool muutis minu jaoks totaalselt kõik. Siis juhtus see, et kõik kirjutasid minu pealt maha. Matemaatika eksamil mäletan, mulle saadeti ülesanded ja ma lahendasin neid kiiresti, saatsin aga tagasi. Kuna asi oli nii selgeks õpitud, ma lahendasin ühesõnaga käigult ja kohe. Nii et soovitan praegustel noortele ka, et usaldada saab ainult ise ennast. Et võtke asja ülikooli astudes tõsiselt. Muidu seal pikka pidu ei ole. Ma mäletan ülikoolis, ja ma ei mäleta seda hetke, millal ma seda otsustasin, aga ma mäletan päris algusest peale. Ja ühte lugu ma rääkisin ka meie rektorile siin, mis puudus matemaatikat. Inseneriala ilma matemaatikata õppida ei ole eriti võimalik hästi. Ja gümnaasiumis mul matemaatika just tugev ei olnud. Ja isa viis mind siis ühe matemaatikaõpetaja juurde, sama ma rääkisin rektorile ka. Et kas usaldada sisseastumisel matemaatika riigieksami tulemusi ja kas nad näitavad kõike. Need võtmeküsimus on see, kas see matemaatika riigieksami tulemus näitab õpetaja võimekust või õppuri võimekust. Ja minu isiklik kogemus näitab seda, et 50-50, seal on pool, on õpetaja võimekus. Ja isa nägi, et mul matemaatika kuidagi hädapäraselt 3 ja kui hästi läheb, siis 4 ja et nii see asi saab minna. Ja pani kinni mingi 10 tundi ühe eraõpetaja juures. Ma siiamaani mäletan, vahest sõidan sellest majast mööda. Mõtlesin, kas oli ikka see sama maja. Ta oli Hiiul kuskilt, tulin rongi pealt maha ja selle õpetaja juures ma käisin vist 2 korral, sest see õpetaja suutis mulle kogu selle gümnaasiumi matemaatika kursuse teha 2 kohtumisega selgeks. 2 korda 3 tundi vist, mäletan, siis ühel hetkel ma tundsin, nüüd ma saan pihta. Mul tekkis tervikpilt ja siis ma tegin gümnaasiumi eksami 5 ja sisseastumise eksami 5 ja edasi kõik matemaatika eksamid 5 eranditult. No üks oli selge, kui ma lõpetasin ülikooli,
siis ma sain aru, et peab edasi õppima. Selline tahe oli olemas. No hoog oli sees, nagu öeldakse. Ja siis mäletan, et vabadel hetkedel hakkasin õppima asju, mida ma ülikooli programmis ei õppinud. Elektroonikat sai vähe õpitud ja mind huvitas ikka, mismoodi on ehitatud televiisor. Kuidas see töötab ja siis mul olid mingid raamatud, mis võimaldas natuke silmaringi laiendama. Ühel hetkel sain aru, et nüüd on olemas kõrgharidus, aga nüüd ei teeks paha, kui omandada ka doktorikraad, praeguses mõttes. Pidasin naisega ka nõu ja kas minna õppima midagi juurde, näiteks psühholoogiat või midagi muud, või minna lihtsalt kõrgemale tasemel, mitte samal tasemel juurde, täiendõpe, vaid hoopis nii-öelda tasemeõpe kõrgemal tasemel. Ei, siis otsustasime, et okei, kõrgemal tasemeõpe. Et siis käisin poes otsimas, müüdi raamatud, milliseid erialasid Nõukogude Liidus õpetatakse. No ühesõnaga see nii-öelda aspirantuuriks nimetati seda. Nüüd on doktorantuur, siis oli aspirantuur. Ja seda raamatut ma mäletan siiamaani Lenini puiesteel, nüüd Revala puiesteel oli raamatupood. Teisel korrusel oli üks raamat ja siis ma lappasin seda ja nagu ikka elus tuleb juhus nagu ette. Küsisid, et kas rühmakaaslasega saad kokku. Me saime Komeedi kohvikus siin kokku. Mäletan, see oli vist aastal 1974 või oli see 75. Ja siis minul oli rühmakaaslane Rein Lees, kes töötas vist Tehnikaülikoolis. Mina ei töötanud sel hetkel siin üldse. Ma olin Teaduste Akadeemia SKB-s. See oli juhus. Ega ma siis noore mehena ei mõelnud mingist Teaduste Akadeemiast. See oli väga kauge tulevik. Ma mõtlesin ainult edasi õppimisest. Ja siis Rein Lees ütles, et professor Valdma otsib, või dotsent siis oli sel hetkel, Valdma otsib endale aspiranti. Ma mõtlesin, yes, järgmine päev tulin kohale ja Valdma oli nõus mind vastu võtma ja siis oli nii-öelda aspirantuuri ehk praegus mõttes doktoratuuri astumine oli suur väljakutse, palju suurem kui praegu. Selles mõttes, et Valdma andis mulle siukse hunniku raamatut, mida peab enne sisseastumist üldse läbi lugema ja enne tuli eksam teha veel. Mul oli tegelikult ettevalmistused tehtud, kandidaadi miinimumi eksamid, mul oli tehtud, filosoofia oli tehtud, inglise keel oli tehtud. Midagi oli seal veel. Ühesõnaga 3 eksamit pidi tegema üle Nõukogude Liidu kõik aspirantuuri astujad. Ja erialaeksam tuli siis vist enne teha. Pärast tuli veel mingi erialaeksam, enne kui kaitsma pääsesin. Ma mäletan, kuidas siis 75. aasta suvel lugesin neid raamatuid ja mu silmad olid täiesti läbi. No silmad nii valutasid, et ma panin teepakikesse silmade peale. Ja siis tulin eksamile. Ühel hetkel ma sain aru, et see kogu siin Tehnikaülikoolis ei teadnud pooltki neid asju, mida ma endal olin selgeks teinud. See sai õige selgeks, ruttu selgeks. Nad andsid hunniku raamatud, mida nad paljusid ei polnud ise lugenud. Nii et 75. astusin ja 79. kaitsesin Moskvas siis kandidaadi töö mingi meeleta suure komisjoni, jossa oli 20 inimest. No kui te mis tunne on noorel mehel, 32 aastane, 20 inimest istub komisjon vene keeles, mingi Moskva tippülikooli mingis auditooriumis ja ma enne võtsin ühe väikse konjaki ka, kui ette astusin. Aga ma nüüd tagantjärgi tarkusena öelda, miks neid 20 oli, see oli doktori kaitsmise komisjon. Seal oli doktoritöid kaitsti ja kandidaadi. Nõukogude Liidu aegne kandidaat on sama sisuliselt kui siis doktor. Lühidalt öeldes siis oli lihtne minna itta ja läände oli võimatu. Ja nüüd on lihtne minna läände, aga itta on peaaegu võimatu. Vastupidi, ma tahtsin minna 1980 järeldoktorantuuri. No praegu on postdoc nõutav. Ei, mina olin valmis kõik minema, 32 aastane, et lähen. Mind ei lubatud. Tuli välja, et ma olen see, keda üle Nõukogude Liidu piiri ei lubatu. Vanaisa tõttu vist. No, kes saadeti Siberisse.
mäletan siiamaani kutsuti välja esimesse osakonda, üks naiste rahvas istus seal. See ei ole küll 65 aastat teema, aga ütles jah, vaatas mu dokument, et ei ole partei liige. Ja et ei saa minna. No luba, ma lasin Tšehhi, sotsialismi maale minna, Tšehhi vabariik. Tšehhi parimasse laborisse. Kõik oli kokku lepitud, no ei saanud. Nii et sinna ma postdoc jäigi. No see jõuame jälle erisuste juurde. Siis oli üliõpilasmalev. Väga palju rühmakaasal läksid üliõpilasmalev, see oli väga aktiivne elu. Aga minna mul ei õnnestunud käia, kuna ma võtsin naisega. Mul oli muudki tegemist. Ma mäletan, olin Hiiumaal, kui oma naisega Hiiumaal ja vist juba isaks saanud. Ma mäletan, seal oli üliõpilasmalev. Ja ühe mu klassivenna vend oli seal. Ja siis ma mäletan, ma käisin aeg-ajalt nendega rääkimas. Ja siis ma kadestasin neid nii vahva, nii tore, nii tore. Kui rääkida veel erisustest, mis on hoopis teisest valdkonnast, mis puudutab noori, siis abielluti palju nooremalt. Isegi üliõpilas olemise aeg mitmed rühmakaaslased võtsid naise ja said isaks. Aga nüüd kui tehisarult näiteks küsida, ja sest ajalehes ka kirjutas, et kui vanad lähevad, abielluvad naised ja mehed või saavad isaks nüüd ja siis vahe on umbes 10 aastat. Ja lõpetuses ma olen põlvkonnast nii-öelda öeldakse sõjajärgne beebipuu. Tead, 40-ndates räägitakse, et Ameerikas ja üle maailma, Inglismaal ja Saksamaal ja üle maailma. See on nagu mingi ühiskondlik või inimkonna mingi suur tarkus. Toimus sõda, tapeti 10 miljoneid inimesi maha ja sündivus kohe kasvas. Eluaeg on meeldinud spordiga tegeleda. Ma mäletan tudengipõlves ka, ma ei tea, kuidas praegu nii-öelda spordiga on, aga siis oli ju, praegu on isegi naljakas mõelda, kehaline kasvatus oli kohustuslik õppeaine kõikide üliõpilaste õppekavas. Mäletan, me siin metsa all jooksime ja mõned värvikad lood on meelde jäänud, kui küsid värvikaid lugusid. Et ükskord oli siis vaja joosta 1500 meetrit. No see oli väike asi, me jooksime ka 10 000 meetrit. Seda ma mäletan, isegi aega mäletan siiamaani. Öeldi 10 000 meetrit, 10 kilomeetrit, tähelepanu valmisollu läks, eks. Ma jooksin selle 43 minutiga läbi. Praegu ma vist ei jookse nii kiiresti. Aga siis see 1500 meetri jookse läbi jäi meelde selle pärast, et ühes kõrvalrühmas üks noormees oli ära surnud selle jooksu peal. No südame rike kukkus maha surnud. Ja siis tuli meie õpetaja tuli sinna, kehalise kasvatuse õpetaja. Praegu räägitakse kehalise kasvatusest üldhariduskoolis, aga mitte ülikoolis, siis oli ülikoolis. Ja siis poisid ütles, et näed, et üks suri juba, et võib-olla ei teeks, eks. Ei, see, vaata, sa võttis topperi, ei ole siin midagi tähelepanu valmis olla läkst. Nii et spordiga tegelesid paljud. Mina ei olnud siis ainult. Mina käisin, ma mäletan, ma olin näljakaid lugusid meeles, ma käisin allvee ujumises. Mul meeldis ujuda ja ma käisin isa juhatusel kunagi ujumas Kalevi ujulas ja siis ülikooli aeg käisin siis allvee ujumises. Ja siis tulin loengutes, siis mul oli suur spordikott ja ükskord olid poisid teinud kurja nalja ja pannud sinna tellise sisse ja ma ei saanud sellest arugi, mõtlesin, miks ta nii raske on. Et igal hommikul siis jube vara pidi trenni minema. Ette ma pidin selleks, et kell 8 loenguse minema, ma olin ju 6:30, olin Kalevi ujulas. Ja siis jõudsime hoopis loengule. No noor inimene jõuab paljugi teha, eks. Nii et see spordi tegemine on meeldinud ja see meeldib siiamaani. Füüsiline aktiivsus. 20-aastaselt oli mul siuke põhimõte, inimesed elu jooksul ei muutu. Seda soovitan teile ka. Mul oli põhimõte, et mis mees see on, kes ei suuda ujuda 1 kilomeetrit, joosta 10 kilomeetrit, ronida üle 4 meetrise aiad, mis mees see on. Nii ma mõtlen siiamaani seda poolt.
Nüüd ma muidugi 10 kilomeetrit ei viitsi joosta, aga 10 kilomeetri jala läbikäimine ei valmista mingeid raskusi. Või noh, tipi siin saalis käin ka siin, võib-olla täna ka. Nii et füüsilist võimekust tuleb hoida. Ja seda soovitan noortele ka samamoodi. Nagu öeldakse, et terves kehas terve vaim, eks. Jumala õige, kui lähed spordisaalist ära, siis on siuke tunne, et täitsa puhandamine või tööle tagasi. Tudengi elu või põlv on üks inimese elu kõige ilusamad periood. Õpid ja kurameerid ja armastad ja kõik on alles ees, tohutu valikuvabadus. Ja meil 60 siis liitus sellele veel suur kosmosevaimustus ja meeletu muusikavaimustus, beatmuusika. See tümps, see oli ma ei tea, palju praegu noored pidudes käivad, pidudes käimine ka oli. Pidev, esial kui ma käisin nagu üksi, eks ju. Siis kui võtsid naise, siis käisin koos naisega, eks ju. Aga me käisime kogu aeg ja vahepeal mõnel peol, näiteks Salme kultuurimajas kohtasime oma õppejõudne, kes olid oma naisega seal, eks ju. Tudengid olid seal ja õppejõud ka oma naisega seal. No üsna minu hinnangul oli muusika tähtsus või osatähtsus või mõjukus oli siis palju suurem kui praegu. Beatles ja Rolling Stones ja no nad on siiamaani noorte seas ikka populaarsed. Kõlavad kuidagi kaasaegselt ka siiamaani, eks on imelik mõelda. Aga siis oli täielik selline vaimustus, meeletu vaimustus. 80ndate alguses ma mäletan, ma olin Moskvas, lähen mööda tänavat. Ja järsku tuleb üks turist, ütleb, et tema on Türgist ja hakkas küsima inglise keelest, kus minna, Punasel väljakul mõneta kuhu. Ja ma kuulen, saan aru ja ma ei suuda vastata. See keskkoolis inglise keele õppimisest oli nagu vähe, praktikat ei ole, eks. Ja siis ma mäletan, kus ma mõtlesin, kurat, et nii see asi ei saa jääda. Nii ma täpselt mõtlesingi ja siis ma hakkasin pidevalt ingliskeelsest kirjandust lugema, süsteemselt. No see on eraldi jah, naljakas lugu, et autojuhiload olid olemas. Autost võis ainult unistada. Et load sain 1965 siis või millal ma sain 17 või 64 juba. Ilmselt 64. lõpus sain. Aga esimese auto sain 1980. 15 aastat hiljem. Siiamaani mäletan, et seda hirmu ei julgenud istuda rooli. No teatud hirm tead. Ai see nagu noorel inimesel tuleb kohe meelde, läks mööda võib-olla pool tundi või tund harjutasid ja siis hakkas vaikselt tulema. See on nagu kuidagi jääb siukse mälusse nagu jalgrattasõit või ujumine. Nii et lubade kätte saamisest kuni esimese autoni kulus 15 aastat. Küsite, mis auto see oli Moskvitš 2140 mingisugune. Uhke asi, eks. Tolle aja kohta.